Raul Eamets on meie vana hea tuttav ja sõber ka siin samas konverentsil varemgi esinenud, alati huvitav kuulata. Raul räägib, ma tegelikult täpselt ei tea, mis ta räägib, aga räägib paljuski sellest, mis meid ees ootab, milline majandus meid ees ootab ja milline on selle seos siis meie tööjõu ja rände küsimustega, enam-vähem nii. Aitäh. Jah, enam-vähem sinna läks see soovitus küll, sest ma räägin tegelikult paljuski asjadest, millest me ei tea veel midagi. Ja selles mõttes on hea rääkida, et asjadest, millest sa ei tea midagi. Ma käsitlen mõningaid pikaajalisi trende, mis meie elu võib-olla lähema 10-30 aasta pärast mõjutavad ja mis võib-olla mõjutavad ka pikema horisondi taga, sest mõningates arutlustes tahaksin ma minna aastani 2100, ehk siis kui akadeemik Soomere rääkis Eesti 150, siis mina räägiksin Eesti 200. Vaatame, mis sellest välja tuleb. Ja paljuski ma paneksin rõhku võib-olla tööturule ja oskustele, mis meid tulevikus ootavad ja lõpus räägiksin natukene robotite ja inimese vahekorrast ja nendest suhetest. Aga enne kui minna asja juurde, siis mõned eeldused, majandusteadlased teevad ikka alati eeldusi, et ma eeldan, et punast nuppu keegi selle aja jooksul kuskil ei vajuta, ehk siis me ei räägi mingisugusest tuumasõja järgsest maailmast ja eeldan ka, et ei realiseeru ei Matrixi ega Terminaatori stsenaariumid. Ehk siis midagi nii ekstreemset selle perioodi jooksul, mida ma üritan siin ette manada, ei toimu. Samas tuleb silmas pidada väga olulist asja, et kui sajandi vahetusel Londoni Times küsis inimeste käest, et mis on Londoni liikluse kõige suurem probleem aastal 1900 sajandi vahetusel, küsis, et mis on Londoni liikluse probleem aastal 1950, siis te ilmselt teate, mis vastus oli. Ei kuule. Sõnnik. Ja, et umbes 3 meetri paksune sõnnikukiht katab Londoni tänavaid. Pilt oli natuke teine. Ehk siis tegelikult on väga oluline ka minu juttu jälgides aru saada, et väga suurt osa nendest asjadest, mis pikema perioodi jooksul juhtub, me tegelikult ei tea. Me ei tea, mis juhtub. Ehk siis mina üritan rääkida natukene sellest asjast, mida me aimame, mis võiks juhtuda. Siin on mõned pealkirjad aastaks 2025, oletatavad pealkirjad, kus räägitakse siis kodurobotitest või krüptorahast või isejuhtivatest autodest, mille arv on jõudnud 6 miljonini, kosmosereisidest, kiirest raudteeühendusest Euroopa ja Hiina vahel, 4D printimisest. Need on asjad, mida me täna juba näeme. Need on olemas või nende alged on olemas. Küsimus on, et kui palju me teda reaalselt kasutame aastal 2025, siin lähevad ilmselt erinevate inimeste arvamused lahku. Samas, kui me räägime automatiseerimisest ja robotitest, siis nad on juba tegelikult kohal. See tegelane on mul kodus ja koristab, naine on väga rõõmus. Kui sul on loomakarva siit igal pool, siis väga tõhus abimees. Muruniitjad robotid on siin, paljud te ostate tõenäoliselt ka aktsiaid juba täna börsirobotite abil, ilma et te seda ise võib-olla endale teadvustaksite ja nii edasi, nii edasi. Nad on juba igal pool. Nad on täiesti märkamatult meie ellu tulnud. Kahjuks ma avastasin, et mul on paar ingliskeelset slaidi ka, eriti esimeste ettekannete valguses natuke on piinlik, aga ma lähen ruttu edasi siit. Aga ilmselt seda Amara seadust on väga paljud kuulnud, et me kipume ülehindama tehnoloogia arengu lühiajalisi
efekte, ehk arvame, et kõik asjad juhtuvad homme, aga samas me alahindame neid efekte pikaajaliselt, ehk mõned asjad tulevad pikas perspektiivis palju kiiremini kohale, kui me oskame neid ette näha. Nüüd, millised on need trendid, mida me täna teame ja mis mõjutavad meie majandust 10, 20 ja tegelikult ma arvan ka 100 aasta pärast? Esiteks, elanikkond vananeb ja rahvastik kasvab kuni aastani 2100. Ja kui me vaatame rahvastiku kasvu globaalses pildis, siis Aasia riikide majanduskasv pidurdub kuskil sajandi keskpaigas 2050-2060 ja põhiline juurdekasv tuleb Mustast Aafrikast, nii et see Aafrika, mida siin täna on mitu korda mainitud, see on ka reaalsus, mida tänased demograafilised prognoosid ette näevad. Programmeeritav maailm ja suurandmed, nutikad masinad ja süsteemid kõigepealt, see tähendab seda, et piltlikult öeldes külmutuskapp helistab poodi ja kas robot või siis droon toob teile piima koju kätte, asjade internet, asjad suhtlevad omavahel. Seda on juba täna, aga kindlasti mitte sellises mahus, et see väga jõuliselt meie igapäevaelu mõjutaks. Suurandmed, suurandmete kasutamine, programmeeritav maailm, kus liiklusandurite informatsioon jookseb teie auto arvutisse ja juhib teid kõige ohutumat ja lihtsamat teed töölt koju või kodult tööle, aga näiteks suurandmete kasutamine põllumajanduses, et kui vaadata neid näiteid, mis Aafrikast on toodud, siis sensoritega kaetud põllul doseerides väetisi ja niiskust vastavalt selle konkreetse maalapi vajadustel on võimalik saagikust tõsta 3 korda. Need on asjad, mis täna on katsetamisel, aga mida massiliselt muidugi keegi ei kasuta. Uus meediaökosüsteem, see tähendab seda, et kui me vaatame tänaseid noori, siis ega nad ei loe paberajalehti, ega nad ei vaata televiisorit. Nende ajaleht on nutitelefon ja nende televiisor on arvuti. Kui nad saavad vanaks, või vanemaks siis ütleme, siis nad võtavad need harjumused kaasa, ehk siis tegelikult traditsioonilise meediatarbijad vaikselt surevad lihtsalt ära. See suhtlus, mis täna toimub sotsiaalmeedia vahendusel, kõik see mõjutab meie elu, kui teid ei ole mingis sotsiaalses grupis, näiteks Facebookis, siis teid ei ole olemas. Akadeemilise seltskonna kohta öeldakse, et kui siit ei ole ETISes, ehk siis Eesti teadusinfosüsteemis, siis siit ei ole olemas. Ja nii on. Nüüd, uut tüüpi organisatsioonid. Kirjanduses on mainitud, et 50-100 aasta pärast on meil 5 firmat maailmas. Need on Facebook, Google, Amazon, Microsoft ja Apple. Võib-olla see nii lihtne ei ole. Võib-olla on selle 5 suure viisiku asemel nende Hiina analoogid, sest täna, kui me vaatame nende konkurente Hiinas, siis nad on oma suuruselt tõusnud juba enam-vähem samale tasemele. Kes tulevikus domineerib, ei tea. Aga selge on see, et kui me vaatame näiteks Google'it, mis sai alguse tavalisest otsimismootorist, siis täna on ta osanik 200 erinevas ettevõttes, robotitest, meedia ja nii edasi valdkonnani. Facebooki on ligi 70 erinevat ettevõtet, suured konglomeraadid, mis on omavahel seotud. Sama käib ka teiste nende suurte kohta, mida ma just nimetasin. Maailm on globaalselt seotud, seda me igapäevaselt teame nii läbi inimeste suhtluse kui ka läbi globaalse turu ja rahvusvahelise tööjaotuse. Me näeme väga selgelt, kuidas lõhe rikaste ja vaeste vahel, mitte indiviidi tasandil, vaid ka regioonide ja riikide vahel järjest kasvab, ehk toimub maailma polariseerumine ning on terve rida selliseid uusi majandusvorme, millega me ei oska täna hästi hakkama saada, kui me räägime jagamismajandusest või krüptorahast. Krüptoraha koha pealt olen ma ise natukene, kui räägin konkreetselt Bitcoinist, siis ma olen natukene skeptiline, sest piisab, kui Hiina ja Venemaa nii-öelda kraanid kinni keeravad ja seda raha piltlikuses enam ei ole. Aga see plokiahela skeem, mis on kogu selle süsteemi aluseks, elab oma elu edasi ja ilmselt leiab kasutamist väga
paljudes muudes valdkondades. Et see on midagi uut ja revolutsioonilist, mis kindlasti jääb. Jagamismajandus, jällegi, kui me vaatame tänaseid noori, siis me näeme, et üks huvitav iseloomulik selline käitumismall on see, et nad ei taha enam nii palju asju omada. Nad pigem rendivad neid. Ja see paneb tegelikult ettevõtjad ka tulevikus nagu uude olukorda, et sa ei peagi nagu müüma asja, vaid et keegi ei taha osta, ta tahab lihtsalt rentida, ta tahab ainult kasutada. Või siis ta rendib kellegi teise käest. Kui me vaatame seda, kuidas noored inimesed läbi Facebooki transporti jagavad, kõik need jagamismajanduse näited Uberist ja majutusasutusteni välja. Need on täiesti uued mudelid ja me üritame täna neid suruda kuidagi olemasolevatesse seaduslikesse raamidesse. Mõnikord see tuleb välja, mõnikord see ei tule välja. Kes tahab täpsemalt nendest trendidest lugeda, siis ma väga soovitan Alec Rossi tulevikumajanduse raamatut, mis on ka eesti keeles ilmunud ja mis kirjeldab kõiki neid trende väga ilmekalt konkreetsete firmade näitel erinevates maailmajagudes. Nüüd, vaadates veel edasi seda pikemat vaadet ja mõeldes näiteks energia- ja loodusressursside peale, siis kindlasti tekivad sellised energiakandjad, millest me täna veel ei tea midagi. Lisaks sellele, et taastuvenergia on väga oluline, lisaks sellele, et äkki suudetakse tuumareaktsioon purki saada, muutub arusaamine ressurssidest, ei ole enam olemas sellist mõistet nagu prügi, kõik läheb uuesti ringlusesse ja maa kui väga oluline ressurss, nagu üks minu hea kolleeg ütleb, ostke maad ei tehta kunagi juurde, kuigi ka siin on asjad natuke muutumas, kui me räägime nendest prügisaartest, mida ehitatakse. Samas me näeme ka, kuidas põllumajandus kolib pilvelõhkujatesse täna küll alles eksperimentaalsel teel ja see suurandmete kasutamine tõstab oluliselt efektiivsust. Kui me räägime nüüd Eesti kontekstis ressurssidest, siis me oleme harjunud selle mõttega, et puhas vesi on kõige suurem meie ressurss, samas kui tekivad väga odavad veemagestamise nii-öelda ressursid, ma pean silmas just energia mõttes, kui see muutub väga odavaks ja veemagestamine, tehnoloogiad on ju olemas, siis puhas vesi ei olegi enam nii suur ressurss. Fosforiit, ma olen seda varem öelnud, et küsimus ei ole mitte selles, et kas me hakkame fosforiiti kaevandama, küsimus on ainult selles, millal me hakkame seda kaevandama. Küsimus on hinnas, täna ei ole see hind veel piisavalt atraktiivne. Ja ressursid, mille kasutusvõimalustest meil ei ole veel täna ettekujutust. Küll te veel näete või küll me näeme seda, et me hakkame vanu prügilaid üles kaevama rääkimata tuhamägedest. Kui vaadata nüüd tööturu ja inimese poole pealt, siis täna ollakse veendunud, et automatiseerimine asendab kõige rohkem keskastme töötajaid, jättes alumise otsa ja ülemise otsa vähem, puudutab neid vähem. Kindlasti võib seda öelda, et sellises hoomatavas tulevikus ei võta robotid üle ameteid, kus on vaja empaatiavõimet, kujutlusvõimet, loovust. Väga selgelt toimub töötajate polariseerumine väheste oskustega lihtsamaid töid tegevateks inimesteks ja kõrgelt kvalifitseeritud keerulisemaid töid tegevateks inimesteks ja lõhe kahe grupi vahel kasvab. Ja kliimamuutuste mõjust juba meile räägiti. Haridus ja tervishoid muutub oluliselt indiviidikesksemaks, ise paneme kokku erialase hariduse kava, ise diagnoosime ja ravime ennast, arstide ja õpetajatega digitaalne suhtlus, ei ole vaja enam seda otsest kontakti alati. Väga oluliseks saab informatsiooni töötlemise võime, mitte võib-olla niivõrd meeldejätmine, vaid oskus infot filtreerida ja leida. Ehk me jõuame selliste asjade juurde nagu ülekantavad teadmised, ülekantavad oskused, mida tulevikus vaja oleks. Aga enne seda üks mõiste, mida ka väga palju kasutatakse, on teetarkus.
Teetarkus tähendaks siis seda, et meil on suhteliselt lai diapasoon teadmisi väga erinevatest valdkondadest ja siis ühel valdkonnal meil on sügavuti minek. Kuigi tänapäeval öeldakse juba seda, et ühest sügavuti minekust ei piisa, neid on vaja rohkem selleks, et elu jooksul mitu korda ametit vahetada. Selliseid töökohti, mis kestavad pensionini, tulevikus kindlasti ei ole. Tegelikult ei ole neid enam väga palju ka täna. Need ülekantavad oskused, ülekantavad teadmised, nendest on palju räägitud, ma ei loe neid kõiki ette, nimetan mõnda, empaatiavõime, erinevustega hakkama saamine, kuidas käituda erinevates kultuuriruumides. Hiinas antakse visiitkaarti 2 käega, Jaapanis ei panda kingitust valgesse paberisse ja nii edasi. Mudeldav, programmeeriv mõtlemine, et kui me räägime arvudest ja Exceli tabelitest ja joonistest, siis me saame ka aru, kuidas need tehtud on. Lisaks sellele loovus, lisaks sellele virtuaalsed meeskonnad, lisaks sellele vaimse koormuse ohjamine ehk siis oskus filtreerida teavet, transdistsiplinaarsus, uue meedia kirjaoskus. Need on asjad, millele me peaksime täna haridussüsteemis oluliselt palju rohkem rõhku panema, et noored tulevikus paremini tööturul hakkama saaksid. Üldse võib öelda, et töö kui selline esmaste vajaduste rahuldaja ei ole ilmselt selles pikas horisondis enam nii oluline ja palju olulisemaks muutuvad eneseteostuse vajadus, emotsionaalne vajadus, ehk siis jällegi vaadates selle pika horisondi taha, töötamine meenutab väga rohkem tänast vabatahtlikku töötamist. Nüüd lõpetuseks, kuidas siis tehisintellekt kogu seda protsessi mõjutab. Ja kui me võrdleme inimest ja robotit, siis põhimõtteliselt täna eristab inimest robotist see, et inimene unistab, unustab, teeb vigu, on laisk, see viib tavaliselt innovatsioonini. Tajub maailma oma piiratud meelte tingimustes. Robot on orienteeritud tulemusele. Ta ei tee inimlikke vigu, aga robotid teevad robotite vigu. Ja ta ei oska vähemalt lähitulevikus leiutada. Kuigi märgid sellest, et robotite loovus on jõudnud uuele tasemele, seda näitas see, kui robot võitis Go maailmameistrit, mis on loovusele, sisetundele orienteeritud lauamäng. Aga päris lõpetuseks ma tahaks näidata ühte videot, et kui oleks võimalik, siis paneks selle käima. See video oli internetis levis ta kuskil mõni kuud tagasi ja seda presenteeriti kui väga suurt saavutust, kus robot esimest korda sooritas perfektselt tagurpidi salto. Aga ma panin selle sellepärast siia peale, et kui te vaatate, siis ka robotid eksivad, mõnikord vähem, mõnikord rohkem ja mõnikord ei tule neil üldse midagi välja. Nüüd see veelahe robotite ja inimese vahel läheb täna, nagu ma ütlesin, empaatia, kohanemisvõime, kultuuri, silmaringi ja teadvuse koha pealt. Robotid ei moodusta täna sellist ühtset ühiskonda või kogukonda ja neil ei ole sellist geneetilist mälu, mis on inimesel. Ja nüüd tahtsin seda videot näidata sellepärast, et minu jaoks on nagu 2 murdepunkti selles edasises arengus. Esimene murdepunkt on see, kui robot võtab selle mehe käest selle hokikepi ja murrab selle oma põlve peal puruks, kus juba on kuskilt uudis läbi käinud, et see ongi tegelikult reaalselt juhtunud. Ja teine päris olulisem murdepunkt on see, kui ta võtab selle hokikepi ja virutab selle selile vastu pead. Täna kõik need, kes tegelevad robotitega, ütlevad, et robotite reaalne oht seisneb selles, kui mõni halb inimene
kasutab neid teiste inimeste vastu, kui see robotite tarkvara, nende juhtimine satub halbadesse kätesse. Robotid iseenesest ei ole täna veel ohtlikud. Aga sellega on ka minu aeg läbi ja tänan kuulamast. Sa ütlesid, Raul, et sa räägid asjadest, millest sa ei tea. Tegelikult need asjad, mis sa meile ekraani peale panid, on ikkagi need, millest me ikkagi teame suhteliselt palju. Ja palju nendest on teemasid, millest me võib-olla 10-15 aastat tagasi neid sõnu polnud olemas või me ei teadnud üldse mitte midagi. Mis on see, mida me päriselt ei tea? Kuidas see lause oligi, et me ei tea asju, mida me arvamat, et me ei tea, ja siis on meil asjad, mida me isegi ei tea, et me ei tea. No just. Ma arvan, et see viimane kus on hea otsiksid vastus. seda? Kindlasti on see energia kandjate teema üks selline koht, kus peab tulema midagi väga teistmoodi, et kas või, ütleme, ma toon lihtsa näite, et kui me vaatame inimese aju ja seda, kui palju inimese aju tarvitab energiat nende protsesside juhtimiseks, mis seal toimuvad, siis täna ei ole ligilähedaseltki sellist energiakandjat olemas, mis isegi kui me kõik maailma robotid paneksime arvutid ühte arvutivõrku, et me suudaksime neid nii ökonoomselt üleval pidada. Ehk siis tänased energiakandjad ei võimaldagi sellist kollektiivse aju tekkimist. Et ma arvan, see on üks koht, kus tuleb mingisugune läbimurre mingites täiesti uutes tehnoloogiates, mis võib-olla on täna alles teoreetilises füüsikas või keemias. Saalist küsimused. Siis mina küsiks ühte asja küll siiski veel. Võib-olla sinna 100 aasta peale ette mõelda, läheb natuke kosmoseks ära, aga kui me mõtleme meie enda tänase ja võib-olla ka 20 aasta või ka 30-40 aastase inimvara peale, meil on, eks ole, üks soovitus, mis käib alati läbi, on see, et hoidke inimesi ja aidake võib-olla eakatel inimestel püsida kauem tööjõuturul. Eakate inimeste tööjõuturul läbilöögivõime, ma arvan siiski võtmeküsimus ei ole täna mitte see, et nende füüsiline võimekus ei oleks piisav, ega ka mitte nii palju see, et tööandjad, nagu püütakse näidata, niivõrd eelarvamuste küüsis, et ei taha lihtsalt võtta eakaid inimesi, vaid see, et tegelikult me inimestel puudub elukestva õppe traditsioon, ehk tegelikult meie teadmised ja oskused aeguvad. Ja küsimus on sulle see, et mida päriselt teha selleks, et see elukestev õpe muutuks meie igapäevaelu normiks ja ka vastutus selle eest oleks paljuski inimeste enda käes. Ma arvan, et siin on 2 aspekti. Alustades tööandjate poole pealt, siis ega me ei ole ka täna ilmselt valmis tööandjana, kui ma ise vaatan, ma olen ka tööandja, meil on teaduskonnas üle 500 inimese, siis kas me oleme valmis täna panema ühte ruumi tööle 25-aastase, 45-aastase ja 75-aastase? Päris ei ole, sest et neil on erinevad naljad, erinev keel, erinev kehakeel, nad ei saa üksteist arugi alati. Et ka see valmisolek nagu mitmegeneratsioonises töökeskkonnas asju korraldada, ega seda ka väga palju ei ole. Aga teistpidi, mis puudutab nüüd seda inimest elukestvat õpet, siis ma arvan, et ülikoolid on pandud natukene sundseisu, sellepärast, et kui noorte arv kahaneb, mingi hetkel me kompenseerime seda välistudengitega, nagu täna kõrgharidusse toimub, siis mingil hetkel me peame minema palju jõulisemalt tänaste töötavate inimeste juurde just nimelt selle sama täienduskoolituse ja ümberõppe teemaga, sest me tahame ju ka tööd ja meil ei jää muud üle. Nii et ma arvan, et aeg paneb siin ka mõnes mõttes asjad paika. Jah, ole hea, Karin. Palun mikrofoni siia poole. Hallo, pärast pean Toomaselt raha tagasi küsima, piletiraha. Mul on niisugune küsimus, et kui me vaatame, kui palju see maailm muutub ja siis kõrvutame seda sellega, et kui tegelikult kiiresti muutuvad meie kombed ja
võimalused või ütleme, töötada, eks ju, et kuidas me täna me töötame tegelikult oluliselt teistmoodi ja kogu see majandus, nagu me siin eelnevatest ettekannetest nägime, on väga selgelt muutunud nagu teistsuguseks, et meil ei ole sellist nagu tehasetööd enam nii palju, vaid meil ikkagi väga suur osa tööst on juba selline teistsugune töö, eks ju, et kus me, ja ka see võõrtööjõud, kes sisse tuleb, tihti ei tööta ju, ütleme seda IT-sektorit ei tööta tegelikult meil ju hommikul kella 8-st 5-ni õhtul. Et kui me nagu kõrvutame nüüd seda tööseadusandlust, et kuidas meil ettevõtjad saavad töötajaid tööle võtta, Toomas tõi siin näiteks need vanemad inimesed, on ju, noh, võib-olla vanemad inimesed ei taha käia esmaspäevast reedeni enam tööl, on ju, ja täistööajaga, samuti me vaatame tudengeid näiteks, kes hea meelega oleksid ja osaleksid tööturul, aga meie seadusandluse need niisugused jäigad töösuhted tegelikult seda ei võimalda, noh, ei võimalda isegi tegelikult ju saata inimest kodutööle, eks ju, või kaugtööd teha, sest tööandja vastutus sellega seoses on liiga suur. Noh, töötades ise advokaadina, siis ma julgen küll öelda, et 80% tööandjatele ma ütlen, et see, mida te teete, et tegelikult te lähete vastuollu seadusega. Aga nad arvestavad selle riskiga ja lihtsalt, noh, põhimõtteliselt see on see olukord, et me kõik käime üle muru juba pikka aega, on ja, aga seadusandja ütleb meil ikkagi, et käige mööda seda teed, mis on nagu pika kaarega ja ei vasta tegelikult sellele, mida tahab tööandja või mida tahab töötaja. Kas oli kommentaar või küsimus? See oli küsimus selle koha pealt ka, et kas me näeme seda, et need jäigad seadusandluse poolt nagu sekkumised või riigi poolt sekkumised tegelikult takistavad meil kaasa minna nende muudatustega, mis maailm meile ette toob? Ja me jääme lihtsalt ajale jalgu, nagu tänased katsed, seda nagu mainisin ka, et seesama jagamismajanduse regulatsioonid täna on ju sellised, et me ei leiuta midagi muud, vaid me üritame olemasolevaid vedajaid käänata nii-öelda tänasesse raamistikku. Siin peab toimuma mingisugune paradigmaline muutus, mingisugune põhimõtteline arusaamine, me peame mingid asju teistmoodi tegema. Ma arvan, et see punn ei ole veel pudeli eest minema lennanud, et see vajadus ei ole väga suur, et me nagu põhimõtteliselt mingeid asju muudaksime. See on nagu suhteliselt jabur, et me ei saa teha selliseid tähtajalisi lepinguid, nagu me tahame ja nii edasi, et me näeme ülikoolis seda sama probleemi, nii et ma arvan, et see surve altpoolt, varsti tulevad ju valimised, nii et millest me räägime, läheb nii suureks, et lihtsalt tuleb muutuda. Nii, ma näen seal kätt, Ivo. Aitäh, Ivo Suur, sa mõtlen nendele tehnoloogilistele muudatustele, millest sa rääkisid ja siis mõtlen, peegeldan seda nagu tagasi nagu meie reaalmajandusse, on ju, et ma ei mõtle isegi nagu laia maailma, aga võtame Euroopa Liidu, et Eesti on 28 riigist 20 kõikide nende tehnoloogiate rakendamises, et mis siis nagu reaalselt on see, mis nagu selle meie majandusse tooks, kõik need muudatused? Jah, Priit Alamäe läks küll ära, aga ta tõi välja, et on 3 asja, mis võiks meie majandus juhtuda, et kas esimene oli võõrtööjõud, teine oli tootlikkuse kasv ja 3. oli nii-öelda Eestis töökohtade väljaviimine ja sisuliselt nii-öelda hankekorras valmistamine mujal ja kasumite toomine Eestisse, nii nagu Rootsi käitub täna Eesti suhtes või Soome. Ma arvan, et see kõlab nüüd natukene jõhkralt, aga palgatõus paneb siin kõik asjad paika. Lihtsalt palgad muudkui tõusevad ja tõusevad, kuna meil töötajad on vähe, siis muudkui tõusevad ja mingil hetkel on ettevõtted valiku ees, kas viivad töökohad Eestist välja või hakkavad tegelema tõsisemalt digitaliseerimisega. Minu arust selles mõttes meil turumajandus täiesti toimib. Ma tean, et see ei ole väga populaarne, mis ma praegu siin räägin, aga ma arvan, et nii läheb tegelikult. Nii, ma ei näe rohkem käsi. Ütlen suur aitäh Raul Jaamets. Aitäh.